No tere, internetirahvas! Väike ülevaade sellest, kuidas läinud on. Viimases videos rääkisin kadedusest ja sellest, kuidas eesti keeles üks sõna räägib täiesti erinevatest asjadest. Ja kuna mul kadeduse teema on hetkel väga tugevalt hinges ja pildis, siis erinevad asjad, mis kadedusega seotud, jällegi trigerdavad ja kerkivad esile. Näiteks iga päev käin autoga kontoris, 2 korda päevas sõidan Elva Tartu otsa ja kuna liiklus on üsna tihe, siis näen väga erinevaid asju ja erinevat käitumist. Ja täna hommikul kuidagi hakkasin mõtlema, et kas kadedus on kuidagi seotud ka sellega, kuidas me liikluses käitume. Et kas me laseme kedagi vahele, kas me kiirendame seal, kus tegelikult ei peaks kiirendama, kas me pidurdame seal, kus võiks hoogu maha võtta. Ja huvitaval kombel siis sattusin ühe Austraalia artikli ja uurimistöö otsa, kus selgelt leitakse, et meie käitumine liikluses on seotud meie kadeduse ja häbitundega. Ja see, et mind selline asi hetkel trigerdab, ongi siis seotud sellega, et ma endas praegu kadeduse ja häbitundega tegelen. Väga põnev. Ja üleüldse üldisplaanis on viimane aasta ja viimane pool aasta eriti olnud korralik rollercoaster. Erinevad teemad kerkivad pinnale, erinevad probleemid tulevad välja, erinevad lahendused tulevad pähe. Ja kõik see on kuidagi sihuke hästi overwhelming, et sellist positiivset ärevust on kuidagi hinges hästi palju. Ka sihukest negatiivset ärevust on palju, aga see positiivne ärevus on kuidagi nagu ka seal juures. Ja eks see ärevus kuidagi siis nii-öelda kumuleerub ja sihuke peataolek kergelt. Aga tunne on sihuke hästi kerge ja raske samal ajal. Nii.